Tere, oleme siis Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse ees ja saime siin kokku inimesega, kellele ratastooli elu on natuke tuttav. Staaž pidi küll väike olema. Te olete pärit siis Võrust. Võrust, jah. Nii et teie käest ei saa väga küsida, et kuidas oleks ratastooliga tulla taastusravile siia, sest ei ole rongi Võrus ja ei ole rongi siin, aga meie jaoks on ta selles mõttes kasu, et ka Võru raudteeliikluse eest me mingil määral seisame. Kas te oskate ise pakkuda, oleks tänapäeva uute rongide, kus on lubatud head võimalused ratastooliga liikumiseks, oleks teil sellest kasu ja kas te arvate, kas Haapsalu raudtee peaks olema? No, loomulikult peaks. See ei puuduta ainult ratastooliga inimesi, vaid kõiki inimesi, kes siin Haapsallu liikluvad ja edasi ja tagasi. Aga jah, ratastooliga loomulikult uute rongidega, vanadega oleks keerulisem muidugi sinna see peale saamine, maa saamine, aga uutega oleks loomulikult, siis peaks need perroonid ja need muidugi kõik ringi tegema, aga loomulikult oleks see palju parem. Et vähemalt jah, tõepoolest me olen ka nõus seda meelt, et kasu oleks ju kõigile, mitte ainult siis ratastooli inimestele, aga nii palju, kui ma tean, siin aastast taastusravil ja käivad väga paljud, nii et nendel oleks tõepoolest kasuks. Kuidas ratastooliga liikumine Haapsalu linnas teile tundub, on siin väga palju probleeme või saab liigelda? No tegelikult on siin päris palju neid probleeme. Siin on need äärekivid, mahasõidud, kõnniteele tagasisõidud, need on kõik väga säändsed probleemsed. Samamoodi tänavad on väga auklikud ja alustame kas või siit samast. Ümber maja on väga hea liigelda, aga lähme 100 meetrit majast kaugemale on juba augud ja igasugused teised probleemid. Ja vähemalt promenaad on olemas, mille peal siis on juba hea liikuda. Ja ratastooli liikumisest Haapsalus oli värskelt kuskil juttu, ma lugesin ka, et just ratastooli inimesed peavad liikuma sõiduteel, sest ei ole nende kõnniteede puhul midagi head, kitsad ja kõrged ja räägiti seal helkurvestidest, aga Haapsalus kindlasti, mida rohkem me teadvustame seda probleemi, seda rohkem selle peale linnas kindlasti mõeldakse. No täpselt niimoodi. Et siin nagu näha on siin Eestis kõige suurem taastusravikeskus. Siin on meil kõige rohkem neid liikumispuudega inimesi, et siin võiks tõesti see liikumine olla vähe lihtsam ja parem. Ja ma muidugi loodan, et ratastooliga kaua sõitma ei pea, aga vaatame siis, kas saate ratastoolist õige kähku välja või jääme lootma Võru rongiliikluse peale, et teil ka kodumail oleks võimalust lihtsamini ja kaugemale sõita. No pigem ma loodaks, et ma saatsin enne välja. Mina loodan seda ka ja edu selle peale. Aitäh!